Tänase infohommiku teemaks on ohtlikud kemikaalid töökeskkonnas ja lektoreid on meil kaks. Silja Soon, Tööinspektsiooni järelevalve osakonna juhataja ja Piret Kaljula, Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant. Palun siis kõigil hoida oma mikrofonid vaigistatuna ja kui tekivad küsimused, siis võib jooksvalt kirjutada chatti. Kui lektor ei näe neid, siis loen mina need vahepeal ette. Ja siis vist ongi sissejuhatus tehtud ja ma annan nüüd sõna üle Silja Soonele. Silja, me ei kuule sind. Kas teised kuulevad? Siljal on mikrofoniga probleemid. Nii, nüüd peaks olema olemas. Nüüd oled olemas. Juhtus see asi, et Kaja andis väga kiiresti oma ekraani kontrollimise mulle üle ja ma ei saanud enam enda ekraani kontrollida ja jõudsin avada ekraani, aga mitte mikrofoni. Nii, aga siis õnneks läks kõik hästi. Nõndaks, miks me taas räägime ohtlikest kemikaalidest, on väga lihtne põhjus. Igal aastal, kui me käime kontrollimas ettevõtteid, siis on, keegi ütleb, et endiselt ei kuule. Tegelikult mina kuulen, et võib-olla on osalejal endal probleem. Jah. Okei. Siis see tähendab tegelikult ikkagi seda, et on osalejal probleem. Ja, teised kirjutavad ka, et kuulevad, nii et ma arvan, et saab edasi minna. Nii, aitäh. Ja meie inspektorid pidevalt leiavad endiselt ohtlike kemikaalidega seotud rikkumisi ja just nagu poleks nagu väga paljude tööandjateni info jõudnud. Ma loodan, et tänase päeva Zoomi infohommikust võtavad osa pigem need, kes ei ole varem Tööinspektsiooni infohommikul osalenud, aga kes on ka käinud ja kuulnud neid asju, siis nagu öeldakse, et kordamine on tarkuse ema. Ja mõni sõna ka sissejuhatuseks otsisin natukene statistikat ja leidsin sellised näitajad, et näiteks Euroopa Liidus kaotatakse aastas ligi 350 miljonit tööpäeva haiguste tõttu, mis on põhjustatud ohtlikest kemikaalidest. On nad siis kopsutolmustus, on allergiad, on ka mitmesugused vähid ja nii edasi või on mingisugused ummistavad kopsuhaigused ja nii edasi, et paraku see nii on. Ja mõni aasta tagasi leidsin ka Sotsiaalministeeriumi tellimusel läbi viidud uuringu, mis tegi telefoniküsitluse ettevõtete seas, et kas kasutatakse ohtlikke kemikaale ja mis siis tuli välja. Et 59% vähemalt 5 töötajaga ettevõtetest puututakse kokku tööalases tegevuses kemikaalidega kui sellistega. Ja kui täpsustati, et kas ohtlike kemikaalidega või et siis vähem ohtlike kemikaalidega, siis nendest 59% ettevõtetest, kus olid kemikaaliga kokku puutuvad töötajad, 49% väitis, et nad puutuvad kokku just nimelt ohtlike kemikaalidega.
7% nendest ettevõtetest puutuvad kokku ka kantserogeensete, mutageensete ainetega ja 2% oskasid isegi hinnata, et nad puutuvad kokku nanomaterjalidega. Nii, ma loodan, et ma saan vahetada ka, sain vahetada ka. Nii, ja mis on nagu ütleme sellised viimased andmeid, mida meie Tööinspektsioonis oleme leidnud, võtsin möödunud aasta, sellepärast et sealt on, olgem ausad, statistikat natukene lihtsam praegu võtta kui meie uuest Tööinspektsiooni iseteenindus- ja ametnikuportaalist. 2019. aastal panin järjest rikkumise õigusaktiks sisse erinevad kemikaalidega seotud õigusaktid ja leidsime siis mida? Näiteks 424 rikkumist ohtlike kemikaalide, neid sisaldavate materjalide töötervishoiu ja tööohutuse nõuded. Seda rikkumist väga paljudel juhtudel kasutavad tööinspektorid, kui ettevõttes ei ole osatud õigesti või ütleme, et üldse hinnata ohtlike kemikaalide kasutamist ja tehtud riskianalüüsi. Ehk siis pole hinnatud kemikaali mõju, ulatust, kokkupuute aega, selliseid asju. Ja lisaks ka ei ole ka ehk ütleme tervisekontrolli korraldatud töötajatele. Siis edasi leidsime ka selliseid probleeme, kus tööandjad muidugi ei ole paljudel juhtudel üldse kuulnudki, et on olemas selline õigusakt nagu kantserogeensete ja mutageensete kemikaalide käitlemisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded. Ja esimene, ütleme, et kõige elementaarsem, mida tööinspektorid kirja panevad, on see, et jäetakse Tööinspektsioon teavitamata, et ettevõttes üldse kasutatakse kantserogeene, mutageene. Ja pahatihti me saame ka selliseid, kuidas ma ütlen, pead liiva alla peitvaid vastuseid, et see kantserogeen ei ole ju ohtlik, kui see on, ütleme, juba mingile pinnale maha sadenenud ja nii edasi, et need on kõik väärarvamused. Ja tavaliselt siis, kui selline rikkumine leitakse, et pole teavitatud Tööinspektsiooni, siis loomulikult esimese asjana nõuame meie selle teate välja, kus siis esimesena tööandja peaks hindama, kui palju ettevõtte töötajatest kantserogeenide ja mutageenidega kokku puutuvad, kas riskid on hinnatud, missugused on kokkupuute ohjamise vältimiseks ja ütleme, kokkupuute ohjamise meetmed, milline on üldse see tööprotsess, kas on ilmtingimata vaja selle kantserogeeniga kokku puutuda, võib-olla annaks ka asendada ja nii edasi ja nii edasi. Siis üle 1000 rikkumise, näete, 1173 rikkumist puudutab REACH-määrust ja Tööinspektsioon REACH-määruse alusel kontrollib kahte väga lihtsat asja. Kas ettevõte, kes kasutab oma tööalases tegevuses ohtlikke kemikaale, omab ohutuskaarte ja kas ta on ohutuskaartidel esitatavast teabest üldse, ütleme, töötajaid teavitanud. Ehk siis, kas on olemas riigikeelsed ohutuskaardid ja kas töötajad on informeeritud ohutuskaardide sisust. Nii, edasi kemikaaliseadus, 885 rikkumist ja kemikaaliseaduse osas olen ma näinud, ütleme, põhiliselt, kus on kemikaalipakendile mingid, ütleme, probleemid. On need siis märgistuse puudused, on siis sobimatu kemikaalipakend ja nii edasi, nii edasi. Ja möödunud aastal oli ka kontrollitud plii ja selle ioonsete ühendite kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid, leitud ka 27 rikkumist, mida ei ole küll väga palju, aga selle puhul on olnud suurimad probleemid, et ei peeta kinni pliiga seotud töökeskkonnas plii mõõdistamise nõuetest. Ja seal on kindlad reeglid, millal tuleb mõõta, kui sageli tuleb mõõta ja nii edasi, et siis põhilised rikkumised sellest. Nii, järgmine slaid.
2020. aastal 520 erinevat rikkumist ohtlike kemikaalide, neid sisaldavate materjalide töötervishoiu ja ohutuse nõuetest. Iseenesest rikkumiste arv väga suur, arvestades seda, et välja sain võtta meie endisest vanemast andmebaasist jaanuarist kuni juunini teostatud kontrollid ja kui te nüüd mäletate, ma usun, et te mäletate väga hästi, märtsi keskelt kuni mai keskeni oli meil eriolukord, kus tööinspektorid väga sageli just ettevõttes füüsilist kontrolli ei teinud. Ehk siis võiks öelda seda, et me olime ka samamoodi nagu kogu riik oli tasakäigul, oli ka Tööinspektsioon sellisel tasakäigul. Pigem vaadati koroonaviiruse ennetusmeetmeid kui teisi rikkumisi ja sellest saagist 520 rikkumist iseenesest on äärmiselt suur arv. Nii, edasi läksime me üle pisitasa tööelu infosüsteemile. Tööinspektorid toimetavad ametniku rakenduses, tööandja iseteenindusportaalis ja kontrollimisi viiakse läbi siis nii-öelda meie lühendatult öelduna teisis ja sellel sügisel toimus tööinspektoritel sihtkontroll keemiatootete tootmisel ja oli ühesõnaga ütleme, et sihtkontrolli fookus oli keemiatoodete tootmisel just nimelt ja vaadati ka jällegi kantserogeenide, mutageenide, ole hea, Kaja, tagasi, kantserogeenide, mutageenide kasutamisel esitatavaid töötervishoiu ja ohutuse nõudeid. Sihtkontrolliga hõlmati 85 ettevõtet, rikkumistega oli 87% ettevõtetest, neist 41% sai ka ettekirjutuse ja rikkumiste koguarv kokku liidetuna tuli 353 rikkumist ja jämedalt öelduna siis 4 rikkumist ettevõtte kohta. Ma endiselt ei saaks öelda, et see on hea tulemus rikkumiste arv ettevõtte kohta, et ma ütleksin, et ma tahaksin, et Tööinspektsioonil ei oleks tulevikus kunagi üldse mitte mingit tööd teha. Rikkumisi ei ole, töökeskkond on ohutu, töökeskkond inimesi haigeks ei teeks ja nii edasi. Nii, ja meil oli ka teine sihtkontroll, mis keskendus ikkagi täiesti sellele pliile ja pliiga kokkupuutele. See oli väga väike sihtkontroll, keskenduti ainult lasketiirude nii-öelda töökeskkonnale, kus lõpuks siis ütleme kontrolliti 15 lasketiiru, rikkumistega oli 61% nendest ja ettekirjutuse sai 41%. Nii et jällegi taas selline suhteliselt probleemne valdkond. Ja olgem ausad, kordamine tarkuse ema, siin ütleme pildil on teil Paracelsus, kelle suust, kelle huulilt on tulnud siis ütleme selline toksikoloogia ühendav lause, kõik on mürk ja kõik on ravim, oleneb ainult annusest. Ehk siis vahel piisab imeväikesest kogusest, et kutsuda esile suur jama, vahel võib olla, ütleme, nii-öelda mürgiannus suurem, et esile kutsuda suurem jama ja nii edasi, et kõik, mis meile nii-öelda kemikaalidena nii-öelda avaldab mõju, paraku avaldab mõju igal juhul. Varem või hiljem, vähem või rohkem, see oleneb juba kõik ainult annusest. Nii, ja nüüd ma usun, et miks me sellest taas ja taas räägime, on põhjendused ilmselt ära toodud. Kaja, kas on mõni küsimus vahepeal tekkinud? Küsimusi ei ole tekkinud. Siis ma panen oma mikrofoni ja nii-öelda kinni ja lasen rääkima Pireti. Üks hetk, nüüd ma kohe
vahepeal võtan kontrolli üle, siis ma lasen paari inimest sisse, kes on ukse taga ootamas ja siis ma annan kohe kontrolli Piretile. Oled valmis, Piret? Ja, Piret on valmis. Nii. Tere hommikust, kuulete te kõik mind? Kui Silja siis rääkis nüüd sellest, mis on peamised rikkumised, siis nüüd alguses mina ja pärast siis Silja ise edasi räägime nüüd natukene lahti need rikkumised, miks nad on rikkumised ja mida siis tööandja peaks tegema, et mitte siis, ma ei tea, järgmisel aastal sinna rikkumiste statistikasse sattuda. Aga enne, kui nende rikkumistega edasi minna, siis ma räägin mõned lood elust, et te saaksite siis teiste lugudest õppida, et te vältimatult ei peaks kõiki neid lugusid ise läbi elama. Esimesel slaidil on üks piktogrammidest, millega siis markeeritakse ohtlikke kemikaale ja miks ma selle looga alustan, see on lugu ühe minu kolleegi lugu hiljutine, kus käis ta ettevõtet kontrollimas, leidis ettevõttest selle märgiga kemikaali ja küsis siis töötaja käest, kes seda kemikaali kasutab, et kas töötaja teab, mida see märk tähendab. Töötaja teatas rõõmsalt, et jah, ta teab. Minu kolleeg siis küsis, et mida see märk tähendab. Töötaja teatas rõõmsalt, et see märk tähendab seda, et see kemikaal on mürgine ja peale selle kemikaali kasutamist tuleb pesta käsi. Mis iseenesest mingist vaatest võib-olla nüüd väga vale ei olegi, sest et tegemist on siis märgiga, mis märgistab söövitavaid kemikaale. Enamasti need söövitavad kemikaalid on mürgised ja käte pesemine peale kemikaali kasutamist on selline hea mõte igal juhul, ükskõik millist kemikaali kasutatakse, on siis tark peale selle kemikaali kasutamist pesta käsi. Küll aga selles kontekstis see vastus on selline, ütleme, võib-olla veerandtõde, sest kuna tegemist on söövitava kemikaaliga, siis pärast selle kemikaaliga kokkupuudet võib-olla ei olegi neid käsi, mida nii väga pesta, sellise kõige hullema stsenaariumi puhul. Ehk et töötaja oli nüüd ise selle märgi enda jaoks läbi mõtestanud, mis on tore, et ta on selle peale mõelnud, aga ta nagu päris õigele tulemusele ei jõudnud. Et siin on ka jälle see, kus Silja rääkis sellest, et ohutuskaarte ei ole töötajatele tutvustatud, et siin on ka see, et võib-olla ainult see puhas ohutuskaardi tutvustamine ei ole piisav juhendamiseks ja väljaõpet, sest töötaja ei pruugi saada nende sümbolite tähendusest aru. Nii, ja nüüd ma pean vaatama, kuidas see... Kaja, kas sa saad liigutada, sest mulle tundub, et mina ei saa. Ja mõned siia järgi mõned tööõnnetuse näited ja selle vaatega, et üks on see, et õnnetus juhtus, aga pigem siis see, et miks see juhtus, mida tööandja tegi ja mida siis saaks teinekord paremini teha. Hästi lihtne õnnetus, ei midagi väga keerulist, töötajal oli vaja käsi pumbaga pumbata kemikaali vaadist kanistrisse ja ikka juhtub, see voolik kukkus töötaja käest maha ja kemikaal siis pritsis parema jala põlvepiirkonda ja käe peale. Nüüd läks natukene kaugele juba. Ja töötajal oli seljas puuvillane poolkombinesoon, tööriietus. Peale seda, kui ta siis selle kemikaaliga kokku puutus, läks ta teises hoones asuvasse duširuumi, pesi jalga rohke veega ja pärast teavitas siis tööandjat ja vaatamata siis sellele, et ta koheselt reageeris ja läks seda jalga pesema, tekkisid tal keemilise põletuse sümptomid. Järgmine slaid, palun. Ja tööandja uuris seda õnnetust, nagu siis tööandja kõiki tööõnnetusi uurib ja jõudis järeldusele, et õnnetuse juhtumise põhjuseks on puudulik töökeskkonna sisekontroll ja tööandja siis täpsustas põhjust 2 punktis. Üks on siis see, et töötaja oli huuletu ja oli huuletu, lohakas, tähelepandamatu, voolik ei olnud raske ega libe, lasi selle vooliku lahti ja sai siis selle kemikaaliga kokku. Ja teine punkt, siis, mida tööandja täpsustas, oli see, et isikukaitsevahendid täielikult ei vastanud teostavale tööle. Et töötaja kasutas kaitseprille ja kindaid
et see riietus siis ei olnud piisavalt kaitsev. Iseenesest teine järeldus on, ma ütleks, et teine järeldus on selles mõttes parem, et tegelikult isikukaitsevahendit me kasutamegi. Miks? Sellepärast, et isegi kui midagi läheb valesti, see voolik libiseb käest, see on inimlik, see võib juhtuda, selliseid asju jääbki juhtuma, aga isikukaitsevahendit kasutataksegi ju sellepärast, et kui midagi sellist juhtub, siis töötaja viga ei saa. Nii, vaatan, mul ikkagi ei õnnestu neid slaide. Ma lükkan siis ise edasi, ütle, anna mulle vihje ja siis ma hakkan neid lükkama. Lükka palun edasi. Ma otsisin välja selle kemikaali ohutuskaardi, millega see õnnetus juhtus ja mäletate, siis töötajal olid kaitseprillid, kindad ja poolkombinesoon, isikukaitsevahendid ohutuskaardilt, hingamisteede kaitsevahend, kemikaalikindlad kindad, need olid olemas, tihedalt liibuvad kaitseprillid, ütleme, et need olid olemas, kaitseülikond, seda ei olnud, silmatuš ja ohutustuš peavad olema töötamiskoha juures, juhtumi kirjelduses olid nad eraldi hoones, ehk et sinna minek võttis kõik aega ja ohutuskaart ütleb, et keelata söömine, joomine ja suitsetamine, seda me ei tea ja see antud juhul ei olnud ka nagu selle õnnetuse juhtumisega seotud. Kaja, palun edasi. Ja tööandja siis tööõnnetuse raportile kirjutas meetmed. Meetmeks oli riskianalüüsi täiendamine. Ta ei täpsustanud, mis osas riskianalüüsi on vaja täiendada ja otsustas, et on vaja täiendavalt soetada isikukaitsevahendeid, kemikaalikindel põll ja kummisaapad. Nüüd täiendada ohutusjuhendit ja siis ohutusjuhendi täiendamise järgselt viia läbi töötajate juhendamine. Aga siin ei selgu nüüd see, et kas kui tegelikult ohutuskaart rääkis ülikonnast siiski, et kas see põll, millise põlle ta siis nüüd kavatseb soetada, et kas see põll katab ära põlved, kas ka samasuguse õnnetuse vältimise puhul see põll oleks piisav meede. Et kui ohutuskaart räägib ülikonnast, siis tegelikult tuleb jääda ikkagi selle ülikonna juurde. Kaja, palun edasi. Ja selle kemikaali ohutuskaardil võtsin välja, mis on siis selle kemikaali ohud ja tegelikult millele tööandja veel peaks tähelepanu pöörama, tegemist on kantserogeeniga. Ilmselt sealt võib olla ka seos sellele, et peab ja ta on ka sisse hingamisel on kahjulik, ta on kantserogeenne ja hingamisteede kaitsevahend oli nõutud ka ohutuskaardil, aga seda hingamisteede kaitsevahendit töötaja ei kasutanud tollel hetkel ja tegelikult ei tule ka peale tööõnnetust välja, et seda hingamisteede kaitsevahendit siis hakati kasutama. Ehk et siin on jällegi nagu see, et natukene rohkem süveneda sellesse, miks see õnnetus juhtus ja teine on vaadata võib-olla natukene laiemalt, et äkki selle õnnetusega seoses tulevad välja veel mingid teised probleemid. Aga nüüd me võime võtta järgmise loo. See on nüüd küll selline õnnetus, mis ma arvan, et võib juhtuda meie kõigiga ja võib juhtuda täiesti vabalt selline hästi lihtne õnnetus. Jällegi koristaja puhastas veekeedu kannu katlakivi eemaldajaga, hakkas samal ajal midagi muud tegema, läks meelest ära, et ta selle katlakivi eemaldi sinna kannu pani ja siis töötajad keetsid selle katlakivi eemaldajaga endale teed. Ja katlakivi eemaldaja põhjustab nahaärritust, põhjustab tugevat silmade ärritust ja ilmselgelt ei ole ta mõeldud joomiseks. Ehk et siin on jälle see, et mis need meetmed on. Meetmed väga lihtsad. Tegelikult panna kas või väike märkmepaber sinna kannu peale, et kannus on katlakivi eemaldi. Sest et tegelikult see, et inimesed unustavadki asju ära väga lihtsasti, võib ära unustada see, et ma panen selle katlakivi eemaldi sinna veekannu, lähen ise teen vahepeal midagi muud ja mul on 2 minuti pärast läinud meelest see, et ma selle katlakivi eemaldi sinna panin. Et selline inimliku unustamise eest ei ole me mitte keegi kaitstud. Et ilmselgelt see koristaja seda meelega ei teinud, ta lihtsalt unustas ja see on väga inimlik. Et siin ongi see, et mõelda välja meetmed, kuidas siis saaks vältida seda, et seda järgmisel korral ei juhtu. Võime võtta järgmise loo.
See on nüüd ka jälle selline natuke, see on nüüd selline tööõnnetus, kus põhjused on nii töötaja tegemata jätmises kui ka siis tööandja tegemata jätmises. Töötaja pidi villima kemikaalipudelit, kallas seda sinna pudelisse natukene liiga palju. Jällegi see ikka juhtub. Pudel hakkas üle ajamine, muutus libedaks, kukkus põrandale ja lendas siis laiali see kemikaal kaasa arvatud siis töötajale silma. Ja tollel hetkel töötaja kasutas oma nägemisteravust korrigeerivaid prille, mis tegelikult ju pritsmete eest ei kaitse, sest nad on siit igalt poolt avatud. Ja jõudis see kemikaal talle siis silma. Tööandja siis uurimise tulemusel kirjutab, et oma seletuses töötaja ütleb, et need kaitseprillid, mis talle siis olid antud selle kemikaali kasutamiseks, olid ebamugavad ja need ei tahtnud tal oma prillide peale ees seista. Ja meetmena siis otsime, katsetame kaitseprille, mida siis oleks võimalik kanda nende nägemisteravust korrigeerivate prillide peal. Siin ma ütleks, et esimene koht eeldusel, et seda tõesti ei ole olnud, et töötaja ise tegelikult saades aru, et isikukaitsevahend talle ei sobi, saades sellest kohe, kui ta sellest aru saab, peab sellest tööandjat informeerima. Loomulikult tööandja peaks ja nii edasi vaatama, kas siis töötaja kasutab seda isikukaitsevahendit ja nii edasi, aga võib olla, et tööandja ei satugi selle konkreetse tegevuse juurde, mida see töötaja teab, et siin on ka töötaja vastutus see, et öelda, et tööandja, sa andsid mulle kaitseprillid, kuna mina kannan nägemisteravust korrigeerivaid prille, siis ma neid kaitseprille kahjuks kanda ei saa. Et palun mulle teistsuguseid prille. Täiesti olemas on prillikandjana, ma tean, täiesti on olemas kaitseprillid, mida siis saan ka mina kanda oma prillide peal. Et siin on selline nagu natukene kommunikatsiooni teemat, et mida tööandja saaks teha, võib-olla anda töötajatele see sõnum edasi, et kui teil on mingi probleem, siis mitte ärge jätke seda isikukaitsevahendit kasutamata, mis siis lõpeb tervisekahjustusega, vaid andke sellest teada ja me leiame lahenduse enne, kui sellest tekib probleem. Aga nüüd me võime lugude poolelt minna edasi, ehk et siis selle osa juurde, miks me kokku tulime täna, virtuaalselt kokku tulime. Ja mis on ohtlik kemikaal? Ohtliku kemikaaliga on kõikide teiste ohutegurite puhul, tal on üks eelis, et ta on väga selgelt ära tuntav. Kui üks nendest 9 piktogrammist on pakendi peal, siis on tegemist ohtliku kemikaaliga. Et tema äratundmine on väga lihtne. Ja mis siis ohtlik kemikaal on? Kaja, pane palun järgmine. Mulle meeldib üks vana kemikaaliseaduse definitsioon, et ohtlik on selline kemikaal, mis oma omaduste tõttu võib kahjustada keskkonda, tervist või vara. Et see ütleb väga selgelt ära ja väga lihtsasti ära, mis siis selle kemikaali ohtlikuks teeb. Ta võib kahjustada keskkonda, tervist või vara. Ja kemikaaliseaduses on toodud ka see, mis on kemikaali käitlemine. Ja kui te seda loetelu loete, siis tegelikult kemikaali käitlemine on ükskõik mis tegevus, mida te selle kemikaaliga teete. Et isegi kui teil on kuskile garaaži nurka jäänud mingisugune vana kemikaal, mida keegi kunagi kasutas, aga täna keegi enam ei mäleta, milleks seda kasutati, siis tegelikult on tegemist selle kemikaali käitlemisega. Et tegelikult te peate ära tegema kõik siis selle, mida ma nüüd siis järgnevalt rääkima hakkan. Et pigem on siin see koht, kus mõelda, et kas see kemikaal, mida keegi 5 aastat kasutanud ei ole, kas see peab teil seal garaažis olema, te peate talle hankima ohutuskaardi, teil peavad olema olemas näiteks isikukaitsevahendid, millega seda kemikaali kasutada ja töötajad peavad teadma, millega on tegemist ja olema valmis siis ka selleks, et see kemikaal võib lekkida. Et kas teil on seda vaja või on teie jaoks lihtsam see kemikaal utiliseerida, kui siis hakata sellega tegelema. Sest töökojad ja garaažid on sellised toredad kohad, kus on ikka mingid sellisest vanast ajast jäänud otsikuid, kus on sees mingid kemikaalid, et äkki kunagi läheb vaja. Nii, Kaja, sa võid panna järgmise. Senikaua, kui Kaja vahetab, ma tahtsin lisada selle juurde, et mulle meeldib samamoodi Pireti käsitlus, et
vana kemikaaliseadus ütleb, et ohtlik on kemikaal siis, kui ta kahjustab tervist, keskkonda või vara. Aga ma toon ühe näite oma endisest ka lektori ajast, kus me tööandjatele käisime koolitusasutustes kemikaalidest ja muudest töökeskkonna ohuteguritest rääkima ja siis küsis minu käest üks härrasmees, et aga kui vesi voolab maha ja jääb sinna maha suure loiguna vedelema, et siis ta ju kahjustab ka põrandat ja järelikult on ta ju ohtlik kemikaal. Nii, ja nüüd tuleb siia see kemikaali mõistesse sisse oma omaduste tõttu, mitte sellepärast, et ta on kuskil maha voolanud ja sinna vedelema jääb, vaid sellel kemikaalil on oma keemilised, füüsikalised ja sellised omadused või ehk siis sellel ainel on keemilised, füüsikalised ja sellised omadused, mis põhjustavad kahjustusi tervisele, keskkonnale või varale. Panen kinni, jätka palun, Piret. Ja, aitäh. Jätkame riskianalüüsiga ehk et lähme edasi mööda seda teed, mis on need peamised rikkumised, mida me ikka ja jälle näeme, kas siis konsultandid konsulteerimiste käigus või siis inspektorid järelevalve käigus. Nagu te kõik teate, tuleb läbi viia töökeskkonna riskianalüüs, kus riskianalüüsi käigus tuleb siis hinnata kõiki 5 ohutegurite gruppi, sealhulgas ohtlikke kemikaale. Ja ohtlike kemikaalide riskianalüüsi läbiviimist on siis täiendatud Vabariigi Valitsuse määruses, mis siis, ma hakkasin praegu mõtlema, kas see on Vabariigi Valitsuse määrus. Võimalik, et ka sotsiaalministri. Piinlik lugu. Et on täpsustatud, mida siis riskianalüüsi käigus, mida tehakse ohtlike kemikaalide kasutamise kohta, tuleb läbi viia. Kaja, sa võid võtta palun järgmise slaidi. Ja on siis täpsustatud see, et riskianalüüsi käigus peab tööandja iseloomustama töökoha töötingimusi, võttes arvesse kõiki ohtlikke kemikaale, mida kasutatakse. Et see on nüüd see töökoha töötingimuste iseloomustamine on üks osa, mis kohati jääb riskianalüüsis selliseks lakooniliseks, aga siin, kui te seda riskianalüüsi teete ja seda töötingimuste iseloomustust kirja panete, mõelge selle peale, et see peab olema arusaadav ka 50 aasta pärast, riskianalüüsi tulemusi tuleb säilitada 55 aastat, ehk et ta peab olema arusaadav ka veel 50 aasta pärast, kui seda töökohta enam vaadelda ei ole võimalik, võib-olla seda majagi enam ei ole püsti. Et kas seal on ventilatsioon, mis tingimustes seda tööd täpselt tegi ja kindlasti see, et võtta arvesse kõik kasutatavad ohtlikud kemikaalid. Et see on nüüd üks osa, mis on selline rikkumiste allikas, et on osade kemikaalide kohta see riskianalüüs tehtud, aga mitte kõikide. Siis tööandja peab mõõtma töökeskkonna õhu keemiliste ainete sisaldust. See on nüüd see koht, et vajadusel mõõtma, ehk et kus see on vajalik ja kus see on otstarbekas, kus see on mõistlik, et värskes õhus toimivate tööde puhul me ei saa kindlasti mõõta. Kui hotellis koristaja peseb vannituba, siis ilmselt ei ole ka seal mõõtmisi otstarbekas korraldada, sellepärast et see tegevus on lihtsalt niivõrd lühiajaline. Aga siin on jälle see, et hindamise koht, millal mõõta, kindlasti on tegevusi, kus seda mõõta ja mõõtmise puhul kindlasti vaadata seda, et on mõõdetud õiget olukorda. Mina olen näinud ühes ettevõttes, kus puidutööstus värvimiskamber ja olid olemas mõõtmistulemused töökeskkonna õhu keemiliste ainete sisalduse kohta, kõik oli normi piires. Mingit probleemi mõõtmistulemustest näha ei olnud. Ja kui ma ruumi astusin, siis seal lõi selline kibe lõhn vastu, ma hakkas sisuliselt kohe silmadest vett jooksma. Ma mõtlesin, et see ei saa olla võimalik, et see lõhn ja see, mis seal õhus on, et see on normi piires. Ja jumal paraku mõõtmistulemus oli kõik normi piires, aga pärast selgus see, et mõõdetud oli siis, kui liin töötas ja siis oligi kõik normi piires, aga tollel hetkel, kui mina sinna ruumi astusin, seda liini puhastati.
ja tegelikult oli olukord hoopis teine. Ehk et seal oligi see, et kui oli mõõdetud töötamise ajal, sealt ei tekkinud töötajatele kohustust kanda isikukaitsevahendeid, siis nad ei kandnud seda ka selle liini puhastamise ajal, kusjuures olukord tegelikult oli hoopis teine. Et nende mõõtmistulemuste puhul vaadata ka siis seda, või ütleme, et siin saab loota mõõtja professionaalsusele loomulikult, aga vaadake ka nii-öelda oma pilguga üle see, et on mõõdetud õiget asja. Ja mis nüüd see põhiline osa, mis ütleb, mida tuleb arvestada ohtlike kemikaalide riskianalüüsi läbiviimisel, sellest riskianalüüsist peab selguma võimaliku terviseriski suurus, olemus ja kestus. Mis need on, ma kohe järgmisel slaidil räägin. Siis tööandja riskianalüüsi. Mis siis on kemikaali olemus? Millised on need selle kemikaali tervisemõjud? Kas ta siis põhjustab silvede söövitust, on ta kahjulik sisse hingamisel, põhjustab ta uimasust ja peapööritust? Ehk et me siis ei lähe selle värviga, mis põhjustab uimasust ja peapööritust redeli pealt lage värvima ilma hingamisteede kaitsevahendita. Või põhjustab ta, on ta kantserogeenne, ehk et mida see kemikaal inimesega teeb? See on oluline, et see riskianalüüsist selguks. Teine oluline asi, mis on ka pahatihti tavapärane puudus, kokkupuute kestus. Kui pika aja jooksul, kui tihti töötaja selle kemikaaliga kokku puutub. Ka see kemikaali olemus ehk et see võimalik tervisemõju võib-olla isegi 90% juhtudel riskianalüüsist välja ei tule. Või kui ta tuleb, siis ta tuleb natuke liiga üldiselt. Kui tihti, kui pika aja jooksul kemikaaliga kokku puututakse, see on väga selges seoses selle järgmise punktiga ehk et riski suurusega. Näiteks on väga suur vahe, kas töötaja puutub bensiiniga kokku, autojuhid teavad, korra nädalas värskes õhus sõiduautot tangime siin võib-olla 5 minutit. Kokkupuude on minimaalne, ohtu ilmselgelt väga ei ole, riski suurus tuleb minimaalne. Aga kui me võtame töötaja, kes näiteks selle sama bensiiniga töötab võib-olla 6–7 tundi päevas, ehk et ta tegeleb bensiinipaakide remontimisega või mingite detailide puhastamisega, siis riski suurus tuleb hoopis midagi muud. Ehk et seetõttu see kokkupuute kestus on väga-väga oluline seal riskianalüüsis ära märkida. Kaja, palun edasi. Ja siin on nüüd näide ühest päris elus tehtud riskianalüüsis, kus siis on öeldud, et töötaja puutub oma töös ohtlike kemikaalidega kokku. Riskihinnang on antud 3 viiepallisüsteemis, päris palju, tervisekahjustus on juba võimalik ja meetmed siis riskianalüüsis on toodud järgida juhiseid ja kasutada isikukaitsevahendeid. Riskianalüüs on justkui tehtud, on tuvastatud, et töötaja puutub ohtlike kemikaalidega kokku, riskihinnang on 3 ja meetmed on ka olemas. Aga tegelikkuses, kas me saame sellest riskianalüüsist midagi teada? Tegelikult ei saa siit absoluutselt mitte midagi teada. Me ei saa isegi teada, mis tööd see töötaja teeb. Mis on see töö, mida ta teeb? Mis on need ohtlikud kemikaalid, millega ta kokku puutub? Mis võimalikku tervisekahju nad võivad töötajale põhjustada? Ja riskihinde järgi ma ütleks, et tegemist ei ole väga väikese ohuga, et sellega ikkagi tuleks tegeleda. Ja milliseid juhiseid järgida, milliseid isikukaitsevahendeid kasutada, see kõik siit ei selgu ja tegelikult sellisel moel tehtud riskianalüüs kedagi väga palju edasi ei aita. Mida veel riskianalüüsi käigus kindlasti jälgida on see, et grupeerida need töötajaid, kelle tööriske saab koos hinnata. Üks hoolekandeasutuse riskianalüüs, kus oli hinnatud koos kemikaalide kasutamist õel, hooldajal ja koristajal. Ja tegelikkuses neid kogumis ei saa hinnata sellepärast, et nad kasutavad erinevaid kemikaale, nad kasutavad neid erineva aja jooksul, et seal tegelikult tuleb hinnata nad kõik eraldi selleks, et sellest ka kasu oleks, sest kui riskianalüüsi käigus selgub, et on probleem ja ei selgu, kus see probleem on, siis ei ole sellest hindamisest ka väga palju kasu. Kaja, palun edasi. Ja kui nüüd riskianalüüs on tehtud, riskianalüüsi tuleb teha, selle tegemine on väga oluline, aga iseenesest see, et riskianalüüs on tehtud, probleemi ei lahenda. Ehk et peale riskianalüüsi tegemist tuleb teha tegevuskava, panna siis paika meetmed, mida me teeme selleks,
et see tervisekahjustus töötajale ei saabuks. Kõige lihtsam, enamasti selline kõige lihtsam ja kõige kiirem lahendus on võtta kasutada isikukaitsevahendid, nii kaua kui siis mõelda läbi, milliseid ühiskaitsevahendeid me kasutada saame või mida me saame sellises pikemas perspektiivis teha, et see tegevus oleks ohutum. Kaja, palun edasi. Järgmine suur probleemide pundar, mida ka Silja ütles, et rikkumisi, mis oli, ma tegin märkmeid, rikkumisi, mis olid seotud ohutuskaardiga, oli 1173 ehk et tegelikkuses väga palju. Ohutuskaart on professionaalseks kasutamiseks mõeldud dokument, mis siis sisaldab ohtliku kemikaali kohta piisavalt informatsiooni kemikaali ohutuks käitlemiseks. Ehk et tegelikkuses ainus koht, kus kemikaali kasutaja saab teada, kuidas seda kemikaali ohutult käidelda, sest enamus kemikaali, mida kasutatakse, on segud, ongi see kemikaali ohutuskaart, kus siis kemikaali valmistaja ütleb, mida kasutaja peab tegema selleks, et tema tervis oleks hoitud ja samuti ohutuskaardist eelkõige tuleb välja see, et mis need võimalikud tervisemõjud siis on, millest siis tulenevad need meetmed. Ja Kaja, palun võtta järgmine. Ja mis selle ohutuskaardi kasutaja saab kemikaali tarnijalt ehk et siis müüjalt, kui see tarnija või müüja seda ei anna, iga kord nad kahjuks seda ei tee, siis tuleb seda küsida. Enamasti tegelikult Eestis müüdavatel kemikaalid, need ohutuskaardid täna on olemas. Iga kord see kvaliteet ei ole kõige parem, aga ma ei mäleta juhtumit, kus oleks Eestis müüakse, keegi müüb mingit kemikaali, mille kohta tal ohutuskaarti ei ole. Mis nende ohutuskaartide põhiline probleem on see, et seda ei ole kõikide kemikaalide kohta. Ehk et on kunagi siis võetud 2 aastat tagasi seis, et me kasutasime neid kemikaale, nende kohta on ohutuskaartid olemas, aga 2 aasta jooksul on muutunud mingid kemikaalid, mida kasutatakse ja nende kohta ohutuskaarte ei ole. Ja siin oht on selles, et isegi kui me ostame võib-olla sama toimega analoogse kemikaali samasuguseks tegevuseks, mille tegemiseks me seda eelmist kemikaali kasutasime, siis seal võivad olla erinevused ehk et see ohutuskaart peab olema ikkagi selle konkreetse kemikaali kohta, mida töötaja kasutab ja iga kemikaali kohta. Ohutuskaart peab olema eesti keeles, kus enamasti kui Eestist osta, siis see ohutuskaart on ka juba eestikeelne. Ostetakse väga palju asju ka otse tootjalt ehk et kes ei pruugi siis vältimatult Eestis olla, siis on see, et kas siis suuremate koguste puhul lepitakse kokku, et see valmistaja ise selle tõlgib ära või tõlgib siis tööandja ise selle ära. Nüüd, mida veel selle tõlkimise puhul, ohutuskaarti tõlkimise puhul, mille peale mõelda, kellel on renditöötajad ehk et välismaalastest töötajad, siis mõelda läbi see, et need ohutuskaardid nagu ka kõik muud ohutusjuhendid oleksid selles keeles, mida töötaja mõistab, et kui Ukrainast tulnud renditöötajale anda eestikeelne kemikaali ohutuskaart 12 lehekülge, sellest ei ole mitte mingit kasu, ta ei saa sealt ühestki sõnast aru. Ja kui need ohutuskaardid on olemas, siis on see nii-öelda pool rehkendust tehtud. Teine pool rehkendust on see, et ohutuskaardil olev info tuleb edastada kemikaali kasutajale. Ja kogu ohutuskaardil olev info, me käisime kunagi mitte väga ammu Siljaga punktilt kõik need ohutuskaardi jaod läbi, et kas seal võib olla mingi osa infot, mis ei ole töötaja jaoks oluline. Ja me jõudsime järeldusele, et ainult viimane, mis on veonõuded, on siis see, mida tavapärases töötaja, kes seda kemikaali kasutab, kes vedamisega ei tegele, seda infot tal ei pruugi olla vaja, aga ülejäänud kõik on see info, mis tegelikult on töötajale vajalik. Teevad tööandjad ka seda, mis iseenesest mulle väga meeldib, et tutvustatakse töötajale ohutuskaart ära ja siis on kuskil töötajale kätte saadavad selline lühikokkuvõte ohutuskaardist, et on välja toodud kõige olulisemad asjad ja see on pandud siis seina peale sinna kohta, kus seda kemikaali siis kasutatakse, et ta on kogu aeg nii-öelda silma ees ja et see siis lõpuks kinnistubki, jääbki pähe, millega siis täpselt tegemist on. Mingi aja tagant tasub kontrollida ka ohutuskaardi asjakohasust. See 94. aasta siin on päriselt minu ühel eelmise aasta konsulteerimisel anti mulle kemikaali kohta ohutuskaart, mis oli välja antud aastal 1994.
ütleme, et ta oli selline tänases mõistes ohutuskaardilaadne toode, sest et kõik nõuded on sellest ajast peale muutunud. Ilmselt on neid kemikaale ka klassifitseeritud ringi mitmel korral selle 25-26 aasta jooksul siis. Et kui te leiate enda kapist ohutuskaardi, mis on selline 10 aastat vana, et siis oleks mõistlik võtta uuem versioon. Ja hoida neid sellises kohas, kus te nad üles leiate, ehk et kui juhtub see, et keegi saab tervisekahjustuse, siis tegelikult on, ma nüüd lugesin küsimust ja samal ajal üritasin teist mõtet rääkida, sellepärast hakkaski tõkkama. Ma räägin selle mõtte ära, siis ma vastan kohe küsimustele. Et hoida neid kergesti kättesaadavates kohas, sest pahatihti on see olukord, et kas teil kemikaalide kohta ohutuskaardid on? Ja on, kus nad on? Punases kaustas. Ja võt, kus see punane kaust on, siis see punane kaust on kuhugi kaugele ära läinud ja ennast ära peitnud, ehk et tegelikult ei leita neid ohutuskaarte üles, et nad on küll olemas, aga nende ülesleidmine võtab väga palju aega, et kui tegelikult häda korral on vaja vaadata, kuidas esmaabi anda või siis anda arstile info, kuidas selle kemikaali puhul esmaabi anda, siis see muutub keeruliseks. Ja chati küsimus oli, kas ukrainlastele tõlkimine on pigem tarnija või tööandja mure. Ma ütleks, et see on tööandja mure. Selles mõttes, et tööandja on see, kes annab selle oma töötaja kasutusse. Kui te olete hea klient või suur klient, siis on võimalik, et te suudate selle müüjale selgeks teha, aga see on juhendamise läbiviimine on tööandja vastutus. Nii, Kaja, palun võtame järgmise probleemide puntra, mis on siis kemikaalitaara märgistus ja selle kohta Silja ütles, et 885 rikkumist olid seotud kemikaali pakendiga. Peab see olema riigikeelne, mis siis meie maal tähendab seda, et see peab olema eestikeelne. See on siis nüüd see pakend, mille te ostate Eestist. Teine osa on see, et kemikaale villitakse ka ringi, mis ei ole otseselt keelatud, aga ega ta ka ei ole kõige parem variant ja kindlasti, mida kusjuures ka tänapäeval paraku tehakse, on see, et võetakse esimene kätte juhtuv pudel. Enamasti on siis selleks limonadipudel, on selleks Coca-Cola pudel, mis iganes siis toiduaine pudel ja valatakse see kemikaal sinna sisse. Ja kui see kemikaal on tumedat värvi ja see valatakse Coca-Cola pudelisse, siis tegelikult inimesel ei pruugi üldse tekkidagi küsimust, et kas seal võib olla, kas pildil võib olla midagi valesti. Kui Coca-Cola pudelis on hele vedelik, siis me võime arvata. Enamasti me teame, et Coca-Cola on tume, aga ega ka kõik ilmselt ei pruugi. Et ühesõnaga vältige see, et seda kemikaali valatakse ümber toiduaine taarasse. Ja kemikaalitaara märgistus originaalpudelilt, kui seda on vältimatult vajalik ümber villida, siis kandke kogu see märgistus üle. Et see, et koristaja kirjutab kemikaalitaarale peale klaas või WC, märgistatud on, me ei saa öelda, et seal mingit märgistust ei ole, aga samas ilmselgelt seal pudelis ei ole ei klaas ega WC. Me ei saa mitte mingit infot selle kemikaali kohta, mis seal taara sees on. Ja see viimane näide on selline natukene teistpidine näide, kus siis ühes puidutööstuses oli kantmeetrine mahuti, see plastikmahuti metallvitstega meeter korda meeter korda meeter, millel oli peal väga selge, mitte kulunud, väga selge märgistus, et mahutis on väävelappe. Ma olen suure osa oma elust puidutööstuses töötanud, mul tekkis tõsine küsimus, et mida te teete puidutööstuses kantmeetri väävelappega? Mille peale mulle teatati, et ei, aga see on vesi jube hea mahuti on. Jah, need ongi head mahutid, aga seal on jälle see, et sildid maha. Vanad sildid maha ja kirjutage siis sinna kas või peale, et see on vesi, sest et ja küll teie töötajad kõik teavad või et kui on kirjutatud, et on väävelappe, siis hoiavad eemale. Aga kui näiteks juhtub see, et mingil põhjusel on vaja päästeametnikel hoonesse tulekahju puhul siseneda ja esimene asi, mida siis päästeametnik puidutööstuses toimuvale tulekahjule sisenedes näeb, on see, et seal on kantmeeter väävelapet. Ilmselt nende jaoks see sündmus muutub olulisel määral. Et vaadake üle kõik need kemikaalid, mida te kasutate ja vaadake üle nende kemikaalide pakendid.
et seal on peal õige info ja et see info on piisav töötajale, ehk et see klaas või WC ei ole siis piisav. Kaja, palun lähme edasi. Ma räägin selle kiirelt, selle näite ära, ma vaatan, mul hakkab aeg tiksuma lõpupoole. See on nüüd lugu 46-aastasest meesterahvast, kelle tööautos oli kanister pigieemaldit. Mingisugusel põhjusel valas ta selle, leidis ta, et tal on seda pigieemaldit 5-liitrisest kanistrist vaja valada väiksemasse taarasse. Käepärast oli tal limonaadipudel, valas ta selle pigieemaldi sinna limonaadipudelisse, pani kanistri kasti ja selle limonaadipudeli siis autosalongi. Õhtul käis poest läbi, kuna inimesele limonaad meeldis, sealt ta see tühi limonaadipudel. Läks poodi, ostis omale järgmiseks tööpäevaks uue pudeli limonaadi, pani selle ka autosalongi. Kaja, sa võid võtta järgmise. Ja ühesõnaga järgmisel hommikul siis istus autosse, seal oli 2 pudelit limonaadi, võttis ta siis ühest lonksu tegemist ja võttis ta siis sellest pudelist, kus oli sees see pigieemaldi. Seejuures seal on ka jälle see, et kui näide sellest, kui kiiresti inimesed ise unustavad, sest tema täiesti ise pani selle pudeli sinna salongi, seda ei pannud talle sinna keegi teine. Ja pigieemaldaja ohutuskaardilt selgub, et tegemist on päris koleda kemikaaliga, mis siis võib põhjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel, võib põhjustada hingamisteede ärritust, alla neelamisel või hingamisteede sattumisel võib olla surma. See on nagu näide selle kohta, et toiduainete taara kasutamine kemikaalide villimiseks on väga halb mõte. Aga ma arvan, et me võime siit märgistuse osast edasi liikuda isikukaitsevahenditele. Mis on isikukaitsevahendite osas põhilised probleemid kemikaalide käitlemisel on see, et isikukaitsevahendid on küll olemas, aga nad ei ole valitud lähtuvalt sellest infot, mis on ohutuskaardil toodud. Või siis nagu nendest eelnevatest näidetest näha, et tehakse poolrehkendust ehk, et on olemas osad isikukaitsevahendid, mis on nõutud, aga teist osa ei ole siis kasutusele võetud. Ehk et jällegi, nagu ma ütlesin, et ohtliku kemikaali äratundmine on väga lihtne ja selles mõttes on ka selle kemikaaliga toimetamine natukene lihtsam kui võib-olla kõikide teiste ohuteguritega, et on olemas ohutuskaart, kus on väga selgelt öeldud, mida tegema peab ja kus on siis ka öeldud konkreetselt, millisest materjalist kindaid tuleb kasutada, mis hingamisteede kaitsevahendid, kas kanda kaitseülikonda, et kõik see kaitsevajadus on toodud ohutuskaardi 8. jaos ja sellest siis tuleb lähtuda. Kaja, palun võtame järgmise slaidi. Üks osa rikkumistest on seotud ka selle silmaloputuspudeli või määruses on ta silmadušina. Enamasti selle puudumine on põhiline probleem. Ja sellega tuleks nüüd arvestada, et see peab olema vahetult kemikaalide käitlemise kohas, ehk et kui inimesel on kemikaal silma sattunud, et siis kindlasti ta ei saa minna trepist ülesse või trepist alla või kuskilt uksest läbi, sest ta lihtsalt ei näe. Tal ei ole võimalik näha, kuhu ta läheb. Et kui esmaabivahendid võivad küll olla natukene töötamiskohast kaugemal, siis silmadušš peab olema seal, kus töötaja selle kohe kätte saab. Ja see silmadušš võib olla selline, on ka neid, mis on aerosoolis, nendel kõikidel on antud aegumise tähtaeg. Seda siis jälgige, et see aegumistähtaeg ei läheks üle ja jälgige, et need oleksid olemas. Mida just selle sama, mis need rohelised pudelid on, mis selle puhul on ka üks probleem, on see, et kui töötaja seda kasutab, siis alalhoidliku ja kokkuhoidliku inimesena ta paneb selle pudeli sinna tagasi, sellepärast et see vesi ei saanud otsa ja järgmine inimene saab seda ka kasutada. Et tegelikult see pudel on mõeldud ühekordseks kasutamiseks, jätame kõrvale kõik selle, mis igasuguseid haiguseid ma võin sealt edasi anda, aga kui minule näiteks sattus puru silma ja ma loputasin oma silma ära niimoodi, et see puru läks sinna pudelisse ja järgmisele kolleegile satub kemikaal silma ja ta hakkab selle sama pudeliga oma silma loputama, siis lõpuks on temal silmas nii see kemikaal, mis tal enne oli, kui ka see puru, mis siis eelnevalt oli minu silmas. Et jälgige, et kui see pudel kui seda on kasutatud, osad nendest hoidikutest ei luba ka seda pudelit vist sinna tagasi panna, et see läheb see kork niimoodi katki, et seda ei ole võimalik sinna tagasi panna õnneks.
aga jah, et jälgige, et töötajad teaksid, et see on ühekordseks kasutuseks mõeldud. Kaja, võtame palun järgmise. Isikukaitsevahendite kasutamisest ma rääkisin, nende valimisest. Oluline on see, et töötajad teaks, kuidas seda isikukaitsevahendit õigesti kasutada. Et tänasel päeval on hästi palju juttu sellest maskide kasutamisest ja sellest, et paljud inimesed kasutavad maske valesti, et täpselt samamoodi ka see, et kui seda maski on vaja kasutada kaitseks ohtlike kemikaalide eest, siis on oluline, et see mask on õigesti paigaldatud. Ka nii lihtne asi kui see, et kuidas panna kätte kindad, mis tundub esimese mõttena, et mis mõttes ma pean õpetama töötajaid, kuidas kindaid kätte panna. Praegusel ajal inimene igal hommikul astub uksest välja, paneb kindad kätte, aga tegelikult on oluline, kas käised panna kinda peale või panna kindad varrukate peale. Et on see oli naatriumhüdroksiidiga juhtunud õnnetus, kus see naatriumhüdroksiid, seebikivi, libe kemikaal oli ämbri sees, töötaja pidi seda kemikaali viima kuhugi, kus ta hakkas pesema midagi ja see kemikaal loksus seal ämbri sees niimoodi, et see ämbrisang läks libedaks ja lõpuks see ämber kukkus maha, see kemikaal lendas igale poole laiali, tal oli seljas kemikaalikindal kombinesoon, see kemikaal pritsis sinna kombinesooni sisse ja voolas mööda seda kombinesooni varrukat kindasse, niimoodi, et töötaja selg sai kemikaali põletuse. Ehk et tegelikkuses tal olid isikukaitsevahendid olemas, tal oli olemas kombinesoon, tal olid olemas kindad, aga ta ei osanud kindaid õigesti kätte panna, nii selline imeline, kui see ka ei kõlaks, et tegelikult kui need kindad oleksid olnud sinna varruka alla pandud, siis see kemikaal ei oleks saanud sinna kindasse voolata. Täpselt samamoodi, et kas püksisääred panna kummikute peale või panna siis püksisääred kummikute sisse. Vaadake päästjaid, neil on alati püksisääred on jalanõude peal, et midagi siis sinna jalanõu sisse ei satuks. Kaja, nii me võime edasi minna. Ja ohtlike kemikaalide puhul ei saa me üle ka tervisekontrollist ehk et korraldada töötajale tervisekontroll, tööandja kohustus, kui töökeskkonna riskide hindamise tulemusena võib siis töötajat mõjutada ohtlike kemikaalid ja neid sisaldavad materjalid. Et siin on ka see riskide hindamise teema sisse toodud, et kui mina kontoritöötajana näiteks pesen korra päevas feeriga, mis on ohtlik kemikaal, nõusid, siis ma tegelikult ei pea selle tõttu tervisekontrollile minema, sellepärast et see kokkupuuteaeg on lihtsalt niivõrd marginaalne. Et see on nüüd see hindamise koht, et kas see töötaja siis puutub selle kemikaaliga nii palju kokku, et see kemikaal võib talle tervisekahjustust tekitada. Täpselt samamoodi on bensiin ohtlik kemikaal, aga kõik inimesed, kes tavapäraselt korra nädalas tangivad, ei pea selle tõttu käima tervisekontrollis, sellepärast et jällegi ilmselt seal isegi selle kemikaaliga otseselt kokku ei puutu tankimise käigus. Kaja, me võime edasi minna. Ja tervisekontroll siis üldises korras, tööajal, tööandja kulul 4 kuu jooksul, aga kui me räägime kantserogeenidest, mutageenidest, pliist ja asbestist, siis enne kokkupuute algust. Et see on erisus, perioodi määrab arst samamoodi ja arst siis samamoodi hindab nagu kõikide teiste tervisekontrollide käigus hindab töötaja terviseseisundit ja vaatab siis, kas see konkreetne töötaja oma tervislikust seisundist täna võib teha seda konkreetset tööd. Ja siin tuleb mängu jällegi see, et see riskianalüüs oleks asjakohane, et riskianalüüsist tuleks välja, mis on nende kemikaalide tervisemõjud, millega see töötaja töökohal kokku puutub, et arst siis saaks anda pädeva hinnangu selle kohta, kas see konkreetne inimene võib teha seda konkreetset tööd, puutudes kokku siis nende konkreetsete kemikaalidega. Ja järgmine slaid, palun. Ja tervisekontrolli tulemusel on siis seal 2 tulemust, kas siis töötaja võib töötada, otsusel välja toodud, või siis see, et töötaja ei või töötada. Ma olen näinud otsust, kus töötajal on keelatud kokkupuutes feeriga, mis iseenesest on selles mõttes suhteliselt lihtne otsus, mida tööandja täitub. Me lihtsalt ostame feeri asemel mitte teise ohtliku kemikaali, vaid mingisuguse teise nõudepesuvahendi. Ja kui on siis keelatud, siis selle feeri näite puhul tööandja läheb, ostab teise nõudepesuvahendi ja töötaja võib edasi. Ja siin on võimalik leida ka nõudepesuvahend, mis ei ole üldse ohtlik kemikaal. Ja kui
Kui siis see ei ole võimalik, siis seda tööd teha töötajale enam tööandja lasta ei saa, sellepärast et töötaja tervis on juba selline, et ühesõnaga, töötaja tervis on juba kahjustada saanud ja kui töötaja töötamist jätkab, siis tema tervist saab veelgi rohkem kahjustada. Kaja, palun lähme nüüd nii palju edasi, et tuleb see pilt. Mul on seal lõpus üks pilt. Jah, et see ei ole nüüd küll väga uus pilt, aga selliseid kohti paraku töökeskkondades täna veel on, ehk et selline söömine, joomine kemikaalidega ja töökeskkond, kus kasutatakse kemikaale, tegelikult omavahel ikkagi kokku ei sobi. Et söömine, joomine, enne peseme käed, siis lähme sööma, jooma, et ärge siis laske omale töökohale sellist kemikaalikohvikut tekitada. Mina tänan ja annan sõnajärje Siljale tagasi üle, kui teil küsimusi ei ole, aga ma jään lõpuni siia, nii et kui teil ka küsimusi tekib, siis saab ka edaspidi küsida. Nii, väga hea, mina võtan üle. Aitäh, Piret. Nii, tuli ka küsimus, kas ohutuskaart peab olema igal ohtlikul kemikaali toote kohta, kui töökeskkonnas, võtame näiteks töökojas, autoremondi töökojas, on palju erinevaid kemikaale, purkides, spreid, määrde, õlid, määrde, lahustik, kogus 20-30 erinevat toodet. Kuidas on paremini korraldada kemikaali ohutust? Jah, kahjuks on küll niimoodi, tõesti. Teil on 20-30, teil võib olla ka väga vabalt 50, mis tähendab seda, et nendel kemikaalidel, mida tööalaselt kasutate, peab olema ohutuskaart. On küll öeldud seda, et kui te väike, autoremondi töökoda, te lähete näiteks ehituspoodi ja te ostate sealt selle sprei ja nii edasi, et siis ei pea kohe teile see kauplus kemikaali ohutuskaarti kaasa andma, aga ta peab teile andma selle siis, kui teie oskate seda küsida. Ehk siis autoremondi töökoja omanikuna lähete, ostate näiteks K-Rauda poest selle vajaliku sprei või määrdeõli, siis küsite kaasa ka kemikaali ohutuskaardi ja sellisel juhul kauplus peab teile selle kas A kättesaadavaks tegema elektroonselt või B andma teile selle väljatrükituna kaasa ja nii edasi. Ehk siis see ohutuskaart peab olemas olema. Kuidas paremini korraldada kemikaali ohutust? Sellele on ausalt öeldes natukene isegi keerukas vastata, et teile kõige mugavamal moel. Minu soovitus on sellisel juhul niiviisi, et tehke endale kuskile andmebaas, vaadake üle, mis teil on 20-30 erinevat kemikaali. Esimene asi, pange kirja, mis teil olemas on, mis teil ei ole, kas ohutuskaart on, kas ohutuskaarti ei ole ja looge endale kas A arvutisse kataloog, B punane kaust, eks ju, ja nii edasi. Nii, kemikaalide ohutuskaardid hõlmavad palju infot, mitu lehekülge, võib-olla ka 20, võib-olla ka 80 ja nii edasi. Neis on raske orienteeruda, täiesti õige, aga minu meelest ka Piret ütles väga kenasti seda, et võetakse see pisikene, et see kõige tähtsam, kõige olulisem töötajate jaoks eraldi välja. Piret, kuidasmoodi sa seda nimetasidki, päris hästi? Kui me räägime nendest ohutuskaartidest, mis töötajale väike kokkuvõtte teha. Aga ma ei mäleta, ma ütlesin selle kohta mingisuguse tehnilise termini. Lihtsalt väike kokkuvõtte seina peale, kus ta seda näeb. Aga oluline on see, et ta peab nägema ka
ta peab nägema ka kogu seda ohutuskaarti ehk et need ohutuskaardid, üldiselt seda tehaksegi niimoodi, et need ohutuskaardid tutvustatakse töötajale ühe korra ära ja siis edaspidi ongi tal see väike lühikene, mis iganes meeles peab, kus ta siis rohkem infot saab. Nii, ja järgmine küsimus. Kas siis seebid üldiselt ei ole ohtlikud kemikaalid, nõudepesuvahendid enamasti küll. Siin on nüüd see, et kui kontoritöötaja kasutab seda feerit korra päevas selleks, et oma supitaldrik ära pesta, siis ilmselt seda ohutuskaarti vaja ei ole. Kui aga on kohvikus nõudepesija, kes seda feerit kasutab 7 tundi tööpäevas, siis ma ütleks, et siin on küll see koht, kus see ohutuskaart peab olemas olema. Ehk et see ongi see mõistlikkuse piir. Nii, okei. Ma tahtsin rääkida sellest, ütleme, kemikaalikohvikust ja Pireti ettekandest lähtuvalt ühe jällegi taas päris elu näite. Kui mina olin kunagi tööinspektor ja see haakub sellega, et ohutuskaardil olev info ja samas ka, et te näiteks otsustate sama toimega kemikaali välja vahetada mingisuguse nii-öelda vähekese vingema asja vastu. Ja tuli meile selle peale ühe ettevõtte tervisekontrolli tulemustena teade tööst põhjust haigestumise kohta töötervishoiuarstilt, kus tegemist oli freesiaga ja tal diagnoositi söögitoru ärritusest tekkinud põletik, haiguse nimi ösöfagiit ja kuivõrd see oli niivõrd põnev minu jaoks, et ohoo, milline haigus ja milline nii-öelda see kokkupuude, helistasin töötervishoiuarstile ja küsisin, et kas ta on päris kindel, et tegemist on tööst põhjust haigestumisega, mis põhjusel ta arvab, et see haigestumine tekkis ja ütleme, et rääkige mulle natukene sellest. Nii, ja töötervishoiuarst siis selgitas mulle, et esimene asi on see, et sellel töötajal tekkisid selle kemikaaliga kokkupuutel need ärritusnähud, see põletikunähud pärast seda, kui tööandja oli kemikaali vahetanud. Ehk siis eelmise kemikaaliga ei olnud midagi suurt lahti, aga just ütleme, oli vahetatud kemikaali ja näete, ütleme, et tekkisid töötajal kaebused. See oli esimene vastus. Teine vastus oli see, et jah, ma arvan, et tegemist on igal juhul sellest kemikaalist põhjustatud terviseprobleemiga ja töötaja kirjeldas, et neil on ainult tavaliselt tolmumaskid seal töökeskkonna sees ja järelikult peavad olema vähekese, ütleme, kobedamad isikukaitsevahendid. Ja kolmas asi, mida ta välja tõi, töötervishoiuarst nimelt, tõi välja selle, et sellel töötajal on kaebustes selline nädalane dünaamika. Et esmaspäeval, kui ta tööle läheb, pole sellel nii-öelda kaebusi eriti tunda, ehk siis tunneb ennast hästi, söögitoru ümbert ei kõrveta, valusid ei ole ja nii edasi, halba enesetunnet ei ole. Ja mida ütleme päev edasi, esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev, reedeks on juba ütleme päris kehv olla. Nõndaks, ehk siis selline nädalane dünaamika. Läksin ettevõttesse kohale sellepärast, et asi oli lihtsalt selline, et pidin üle vaatama, et mis siis toimub ja loomulikult ka kehutama siis tööandjat igal juhul korralikumaid isikukaitsevahendeid muretsema. Esimene asi, mida ma küsisin, oli kemikaali ohutuskaart. Kemikaali ohutuskaardil oli siis, ütleme, jahutusvedelik freesimisel kasutatav. Tööandja selgitas, et neil on kinnine süsteem, et jahutusvedelik on nii-öelda sellises kinnises kapis, kuhu need, ütleme, puhastatavad nii-öelda vahendid või ütleme asjad, töövahendid, mida seal oli vaja teha, et oleksid sees. Nii, ja kemikaali ohutuskaardil oli tervisemõjul kirjas 2 väga olulist asja. Esiteks, sisse hingates
tervisehäireid ei põhjusta. Nii, ma loodan, et te olete minuga sama meelt, et kui me loeme sellist teksti, sisse hingates tervisehäireid ei põhjusta, siis tegelikult võib see töötaja kanda tolmumaski, võib kanda vingemat maski, võib üldse mitte mingit maski kanda. Jumal temaga, üldjuhul ei tohiks tervisehäireid tekkida. Nii, ja järgmine lause oli, alla neelates põhjustab ärritusnähtusid kuni siis nii-öelda põletikunähtudeni välja. Nõndaks. Ja minu küsimus on, et oot, mis siis on, et kas siis töötajad joovad seda sisse või kuidasmoodi see allaneelamisel, see nii-öelda allaneelamise, ütleme, võimalus üldse tuleb. Läksime ettevõttes töökeskkonda ja mida ma nägin? Tõepoolest, suur ruum, ühel ja teisel pool on need nii-öelda freesimiskaapid, sees on, ütleme, tõepoolest jahutusvedelik möllab vahutada, need, ütleme, toodang, mida tehakse ja mida vaja pesta, on nendes kappides. Aga mis on töötaja ülesanne? Töötajate ülesanne oli jälgida, et ruumi keskel olev anum, lahtine, suur selline vann oleks kogu aeg, ütleme, vajaliku nivoo vedelikuga täidetud. Ehk siis nende ülesanne oli valada pidevalt sellesse suurde kandilisse vanni seda jahutusvedelikku ehk kemikaali sisse. Nii, edasi. Ja jahutusvedeliku selle vanni kõrval oli sakulätte automaat, kus töötajad hoidsid peal oma joogitopse, osadel plastist, osadel, ütleme, niimoodi kenasti nimelised joogitopsid ja loomulikult ka mitte tagurpidi, vaid nii-öelda õiget pidi. Ja nüüd siis, ütleme, väga lihtne. Iga vedelik, mis on paratamatult ka aurub, vedelik nii-öelda muutub auruks, kemikaal muutub nii-öelda kuivemaks, aurub veeaur välja ja sadeneb uuesti tagasi pindadele. Ja nüüd seal sakulätte automaadi kõrval olevatele joogitopsidele laguneb ka loomulikult see või mitte laguneb, vabandust, sadeneb loomulikult ka see kemikaal peale. Võtame joogitopsi, valame natukene või ütleme, laseme seda sakulätte konteineris seda vett juurde ja joome seda sisse väikeste kogustena, aga ilmselt piisavalt, et tekitada söögitorus ärritusnähte kuni põletikuna välja. Nõndaks, ma nägin enne siin ühte küsimust, kas COVID-i viirusega kasutatakse erinevaid käte desinfitseerimisvahendeid? Ja seoses COVID-i viirusega kasutatakse erinevaid käte desinfitseerimisvahendeid. Kas peab olema ohutuskaart? Nii ja naa, pigem mitte. Sellepärast, et see ei ole, ütleme, ettevõtte nii-öelda tootmisalane tegevus. See, ütleme, käte desinfitseerimine, see on praegusel hetkel see nii-öelda ennetusabinõu COVID-i viiruse kaitseks. Või sa tahad, Piret, mulle vastu vaielda? Ma otseselt vaielda ei taha, et ohtlik kemikaal ta on. Hea oleks, kui teil on see ohutuskaart olemas, ehk et te vaatate üle, kas on mingid erisused selle kasutamisel. Tema põhiline oht, ma kohe võtan oma pudeli välja. Tema põhiline oht on see, et ta on helposti süttüve on minu sellel tuleohtlik peal. Just, et mul on veel pudel, mis on soome ja rootsi keeles. Seda küll jälgige, et siin on ka pakendi peal info, et ei satuks olukorda, kus te üritate lugeda rootsi keeles, mida teile nüüd parasjagu öelda üritatakse. Ma ei saa rootsi keelest õhkagi aru. Et ühesõnaga jälgige selle pudeli soetamisel, et selle pudeli peal on eestikeelne jutt, millest te aru saate.
ja noh, ütleme, et lõpetuseks veel ütleme, kui me räägime käte desinfitseerimisvahenditest ja pindade desinfitseerimisvahenditest, et kevadisel koroona ajal tuli meile ka konsultantidele küsimus, et tööandja tõi mulle süütevedeliku, ütles, et desinfitseeri sellega. Vaat see on nüüd küll selline asi, mida ütleks, et kasutame süütevedelikku millegi süütamiseks ja kindlasti mitte pindade ega ka käte desinfitseerimiseks. Nõndaks, aga Kaja, minu teema läheb nüüd edasi kantserogeensete ja mutageensete kemikaalidega, et palun otsi see slaid üles. See peaks minema edasi, mitte tagasi. Siin tuleb. Vot edasi, jah, vot just nimelt. Kas ma annan kontrolli sulle või? Tead, las olla kontroll sinu käes, muidu mine sa tea jälle, mis juhtub. Nii, ehk siis minu ülesanne täna teile korrata üle kantserogeensed ja mutageensed ained ja ma mõtlesin, et ma viskan kõigepealt kõige lihtsamalt, et kantserogeen on vähkitekitaja ja mutageen on mutatsioone esile kutsuv tegur, mille puhul on samamoodi tagajärjeks, kõige sagedasemaks tagajärjeks vähk. Ja panin siia kõrvale ka ühe pildi päris heast Tervise Arengu Instituudi koostatud brošüürist töökeskkonna kantserogeenid. Sealt tehakse kõigepealt selline üldine ülevaade, miks vähkkasvajad võivad tekkida ja siis tehakse ka ülevaade enam levinud kantserogeendest, mutageendest töökeskkonnas, keskendutakse peamiselt ohtlikele kemikaalidele ja nii edasi. Nii, järgmine slaid, palun. Nii, ja mis on vähk? Vähk on igal juhul häire, mille puhul rakkude populatsioon ehk rakkude kooslus, rakkude erineva arengujärgus olev komplekt ei reageeri erineval määral enam kontrollimehhanismidele ehk siis hakkab kontrollimatult vohama ja kontrollimehhanismid, mis tavaolukorras reguleerivad nii rakkude paljunemist kui ka eristumist. Kontrollimatu mehhanism, mille vastu meie tavaorganism tavaolukorras enam võidelda hästi ei saa. Järgmine slaid. Nii, ja otsisin ka välja sellist uusimat statistikat ja panin tähele sellise huvitava asja, et meil aastal 2020 antakse vähiregistri andmetel välja 2017. aasta statistikat. Nii et see ei ole minu laiskus, et ma ei ole suutnud uusimaid andmeid anda, vaid tegelikult vähiregistris olles ära kontrollinud absoluutselt kõik paikmegrupid, kõik asjad, annabki vähiregistri välja siis 3-aastase sammuga või 3-aastase viivisega korralikku statistikat. Ja mis me siis saame teada, et 100 000 elaniku kohta 2017. aastal diagnoositi 714,5 uut juhtumit kõikide paikmegruppide kohta. Ja tegelikult meenutagem seda, et kui me mõni aasta tagasi taaskord ühel EU OSHA infopäeval rääkisime kantserogeendist mutageenidest, siis oli 2015. aasta andmed mulle kättesaadavad ja siis oli selliseid uusi vähejuhtumeid 670, umbes sellises suurusjärgus 100 000 elaniku kohta. Nii, ja Eesti rahvastikus on üle 62 000 inimese, kellel on diagnoositud vähk ehk siis kellel on diagnoositud, kellel on ravitud, kellel on midagi toimunud, mõned on tervenenud, jumal tänatud, mõned võitlevad siiamaani praegugi, eks ju, ehk siis üle 62 000 inimese on neid,
kellel on nii-öelda olnud kokkupuude vähidiagnoosiga ja jällegi taas 2 aastat varem oli neid inimesi üle 57 000. Esmasjuhtude arv suureneb ja tegelikult ei suurene mitte ainult sellepärast, et meil läheb elukeskkond aina kehvemaks ja kehvemaks, vaid tegelikult juhtub ka sellepärast, et inimesed jõuavad varem vähidiagnoosini ehk meil diagnoositakse rohkem ja tänu ka sellele, et meil on need igasugused sõeluuringud, screeningud, inimesed märkavad võib-olla enda tervises kiiremini muutusi ja nii edasi, aga paraku tuleb arvestada ka sellega, et siiski on meil ka selliseid kemikaale, on ka ütleme neid muid töökeskkonna tegureid, mis soodustavad vähkide teket. Ja jällegi ütleme taas kurb tõdemus, kurb statistika, 50 aastaga on vähi haigestumus elanikkonna hulgas kahekordistunud. Nii, üle 5 aasta suhteline elulemus vähi haigestunute seas on 77% või vabandust, ühe aasta suhteline elulemus. Siin alati meditsiinis vaadatakse kahte arvnäitajat ehk siis kui palju inimesi on 1 aasta möödudes alates vähidiagnoosi saamisest elus, ehk siis see on siis 77% ja teine väga oluline statistika on siis 5 aasta samm ehk siis 5 aasta möödudes, kui palju inimesi pärast esimest vähidiagnoosi on elus ja see on 63%. Ja mõelge ise, kas see on nüüd ütleme hea saavutus või halb saavutus, et see on igaühe enda jaoks otsustada. Ja tuuakse välja ka seda veel, et 30–40% vähijuhtudest võiksid olla välditavad ja loomulikult see on nii-öelda meie endi valikutest kinni, aga see on ka meie endi ütleme töökeskkonnas kinni, meie endi elukeskkonnas ja ütleme väliskeskkonnas kinni. Järgmine slaid, palun. Enne kui ma jätkan seda, siis ma märkasin seda, et kui kaua kehtib ohutuskaart tähtaeg. Sellele on selline vastus. Ohutuskaart põhimõtteliselt, tal ei ole antud tähtaega. Talle on antud nii-öelda selle andmete uuenemise kuupäev ja seda peab jälgima kemikaali tootja või siis ütleme turustamise eest vastutav isik. Aga või ütleme see asutus, ettevõte ja nii edasi, ka juriidiline isik. Kui nüüd juhtub niisugune asi, et teie kasutate oma ettevõttes kemikaale, teil on olemas ohutuskaart ja te ei ole seda nii-öelda vaadanud, et kas on kuskil uus ohutuskaart kättesaadav või mitte, aga teile nii-öelda teie tarnija uue partiiga annab kaasa uuesti ohutuskaarti, sest ta teab oma kohustust allkasutajale ohutuskaart kaasa anda. Nii, ja seda mitte sellepärast ei anna ta teile uut ohutuskaarti, et ta arvab, et teil on vana ära kadunud või sellega midagi juhtunud, vaid uus ohutuskaart antakse allkasutajale siis, kui selgub uut ohutusalast teavet selle kemikaali terviseohtlikkuse kohta. Ehk siis ja nüüd ütleme see teine kommentaar, et kui Piret rääkis 94. aastal nii-öelda talle möödunud aastal näidatud ohutuskaarti, mis oli 94. aastal välja antud, siis 94. aastast 2019. aastani tõepoolest oli äärmiselt palju aastaid mööda läinud ja kemikaalide ka märgistus. Võtame kas või need ohupiktogrammid, kemikaali ohulaused, riskilaused olid täiesti muutunud, mindud üle nii-öelda GHS-süsteemile, Globally Harmonized System nimetatakse. Piktogrammid olid oranžil põhjal, must piltkiri, kandilised ruudud muutunud rombikujulisteks, valgel põhjal must piltkiri punase servaga. Ehk siis seal oli totaalselt palju muutusi. Ehk siis, kui muutub kemikaalis näite märgistus või muutub kemikaali puhul nii-öelda see ohutusalane teave, siis tuleb uuendada ka ohutuskaarti, aga see peaks olema eelkõige ikkagi tarnija, tootja hool. Nõndaks,
Aga sellel samal vähiregistri, nüüd ma tulen oma ettekande juurde tagasi, sellel samal vähiregistril oli ka mitmeid välislinke ja ma leidsin väga huvitava sellise prognoosi 2020. aasta kohta nii-öelda Euroopas, milline on vähk ja selle esinemine. Ja nagu te näete, ütleme, Eesti on sellise suhteliselt keskmise riskiga piirkonnaks kuulutatud, aga seal, nagu te näete, on see nii-öelda arvnäitaja 100 000 elaniku kohta väiksem, aga kui te loete seda pisikest sinist kirja EU27, both sexes, all sites but non-melanoma skin, tähendab see seda, et siia arvestusse ei ole võetud mitte melanoomsed nahavähid ehk siis need nahavähid, mille põhjustajaks ei ole olnud melanoom. Nõndaks, et selline huvitav prognoos Eesti oludele 2020 ja järgmine slaid, palun. Ja siin on antud, see oli natukene judinaid tekitav prognoos ehk siis suremusvähki täpselt samamoodi Euroopa riikide kohta 2020 ja ka näete, siin on Eesti suhteliselt sellise keskmise nii-öelda pigem ütleme sellise kurvemapoolse statistika hulgas. Nii, järgmine slaid. Nii, ja siin on siis võrdlus Eesti nii-öelda teiste Euroopa riikidega ja juhtumite arv ja seos ja ütleme, et suremusnäitajad. Ja Eesti on siin keskmisest 2 aastat ülespoole Saksamaa peal. Näete, ütleme, see helesinine on siis nii-öelda see juhtumite arv ja 100 000 elaniku kohta ikka ja jälle ja siis see tumesinine on surmajuhtumite eeldatav prognoos. Ja kõige ütleme ohtlikum või kõige ütleme suurem esinemis minu meelest, mida ma siit välja loen, on Iirimaa ja järgmine tundub, et on Taani ja Madalmaad ehk Hollandi. Nii, järgmine slaid. Nii, tööga seotud vähk ikkagi jälle taas ei ole me läbi hammustanud veel, ütleme statistikas Eesti osa, Eesti kohta andmed puuduvad, on olemas Soome kohta andmed 5,3 kuni 8,4% kõikidest vähijuhtumitest. Ühendkuningriigid arvavad, et kuskil 4% kõikidest vähijuhtumitest on seotud tööga ja vähiriskide pingereas on esikohal asbest ja vahetustega töö. Surm töökeskkonna ohutegurist kuskil 53% on põhjuseks vähk. Suremusvähki tõuseb aastaks 2035, on see 78%. Põhjuseks ikka jälle eeldatav eluea tõus. Muud surmajuhtumid suudetakse vältida. Nüüd muidugi ütleme, COVID on löönud ka ilmselt siin nakkushaigused sellest sulust kindlalt välja. Ja tööalane kokkupuude põhjustab neid vähktõve tüüpe, mille puhul on kõrge suremuse määr. Euroopas on pingereas kokkupuude asbestiga, kristallilise ränidioksiidiga, diisliaurudega, mineraalsete õlidega, vahetustega töö ja passiivne suitsetamine. Nõndaks, järgmine slaid, palun. Kuidasmoodi vähk areneb, on erinevad võimalused, kuidasmoodi see stress meie organismis tekib, oksüdatiivne stress, hapnikupuudusest, lämmastikmonooksiidi kuhjumisest, selleni viivad kuumašoki valgud, immuunsüsteemi häired, aga ka geneetilised muutused, kus kromosoomi kaotus käivitab selle ebavajaliku mutatsiooni ja muudetakse üksikut DNA nukleotiidi. Järgmine slaid ja järgmine slaid.
Nii, ja mis meil on sellised sagedasemad kantserogeenid, mida saab välja tuua ja mis on ka mainitud nendes, ütleme, selles Tervise Arengu Instituudi brošüüris, on füüsikalistest ohuteguritest kiirgused, ultraviolettkiirgus, ioniseeriv kiirgus, keemilistest ohuteguritest nikkel, plii, kroom, mangaan, mitmesugused erinevad pestitsiidid, asbest, benseen, arseeni komponendid, formaliinid, bioloogilistest ohuteguritest inimese papilloomiviirus, hepatiit B ja C viirused, Epstein-Barri viirus, Kaposi sarkoom ja T-rakulise leukeemia viiruse esimene tüüp. Ja psühholoogilistest ohuteguritest ehk psühhosotsiaalsetest ohuteguritest saab välja tuua psühhoemotsionaalset pinget ja vahetustega töö, iseärani siis öövahetused sinna juurde. Järgmine slaid, palun. Nii, ja midamoodi või mismoodi, ütleme, tööandja peaks kantserogeenide, mutageenidega oma töökeskkonnas kõige paremal moel toimetama. Sellele on antud siis Vabariigi Valitsuse määrus 2005. aastast number 308 ja eraldi siis kantserogeensete, mutageensete kemikaalide käitlemisele esitatavad töötervishoiuohutuse nõuded. Järgmine slaid. On ära toodud ohustatud tööd, kus on siis eraldi loetelu, auramini tootmine, tööprotsessid, kus töötaja võib kokku puutuda kivisöe, tahmas, tõrvas või pigis sisalduvate polütsükliliste aromaatsete süsivesinikega, vaske ja niklit sisaldavate materjalide jootmine, keevitamine või muu termiline töötlemine, mille käigus tekib nende metallide tolmu, suitsu või aerosooli. Järgmine slaid. Siin on edasi veel isopropüülalkohol ja mis on väga oluline ja mis mulle väga meeldis meie tööeluportaali riputatud kantserogeenide videotest, ära märkida tööprotsessid, kus töötaja võib kokku puutuda kõva puidu, näiteks pöögitamme või kõva puidu pöögitamme töötlemisel tekkiva võiva tolmuga. Ja kes ei ole veel neid vähivideosid meie tööeluportaalil näinud, siis minge kindlasti vaatama. Need on iseenesest väga hästi nii-öelda koostatud, väga hästi näideldud. Priit Loog puutub seal kokku nii-öelda tislerina ja puidutolmuga tööl nii-öelda kantserogeeniga ja nii edasi. Brita Vahur on seal, ütleme, juuksurisalongi omanik ja nii edasi, et iseenesest väga heade toredate näitlejatega kokku pandud video. Ja Mari-Lill on meie väike nõid, on siis, ütleme, ühe ettevõtte koristaja, kes, ütleme, kõike üle nühib, et väga-väga head ja õpetlikud videod, et kehutan teid vaatama. Nii, ja üks asi, mida ma kindlasti tahan ka rõhutada, on siis ohustatud tööde loetelus toodud muud tööprotsessid, kus esineb töötajate kantserogeenide või mutageenidega kokkupuuteoht. Ehk siis, kui te loete seal kõiki neid eelnevaid loetelusid ja tuuakse välja, et need on, ütleme, üldjuhul esimese ja teise kategooria või esimese A ja esimese B kategooria kantserogeenid ja siis on äkki, ütleme, et ja muud tööprotsessid, kus esineb töötajate kantserogeenide või mutageenidega kokkupuuteoht, siis tuleb ka jälgida seda, et kui meil on nii-öelda mitte sellesse eelmisse loetellu nii-öelda kuuluv kemikaal, vaid on mingisugune täiesti kolmas, neljas või viies nii-öelda tööprotsess või ütleme kemikaal, siis see läheb igal juhul selle muu tööprotsessi alla. Selle kohta on meil olemas ka kohtulahend, kus kohustasime ühte ettevõtet, kes oma tööalases tegevuses kasutas
liimi ühe komponendina ka formaldehüüdi sisaldavat siis nii-öelda vineeriliimi ja nõudsime ettevõttelt ka kantserogeense nii-öelda kemikaali kasutamise teatist. Tööandja vaidles meile vastu, öeldes, et tegemist ei ole esimese A, esimese B kantserogeeniga, vaid ja talle see määrus ei laiene, kus ütleme seda teadet on vaja esitada. Meie nii-öelda Tööinspektsioonis vaidlesime tema nii-öelda hagile vastu, vaidlesime seal lõpuks kohtusse või kohus tegi otsuse meie kasuks, et just nimelt see formaldehüüdi nii-öelda kokkupuude, formaldehüüdi sisaldav liim läheb selle muu tööprotsessi alla, kus esineb töötajate kantserogeenide või mutageenidega kokkupuute oht. Nõndaks järgmine slaid, palun. Nii, ja mis on jällegi taas tööandja kohustus paragrahv 3 järgi koostada töökeskkonna riskianalüüs, arvestades nüüd siis just nimelt kantserogeenidega kokkupuute laadi ehk siis kuidasmoodi see kantserogeen meie töötajate organismi võib sattuda, näiteks samane tamme või pöögitolm üldjuhul sisse hingates ja põhjustab nina-kõrvalkoobaste ja ninaurgete vähki. Kokkupuute kestus loomulikult ja kokkupuute ulatus. Iseenesest ka tuleb rõhutada seda, et siin kokkupuute kestusesse tuleb suhtuda äärmise ettevaatuse ja reservatsiooniga, nimelt põhjusel, et üldjuhul on öeldud, et kantserogeenidel puudub nii-öelda see läbiväärtus, mis tähendab seda, et mõne kehva asjaolu kokkulangemise tulemusena me võime ka iseenesest nii-öelda sellele vähki tekitavale ainele olla vastuvõtlikumad kui võib-olla naaber meie nii-öelda töölaua kõrval. Nii, terviseriski, et jällegi taas rääkides riskianalüüsi valmimine on alles pool rehkendust ja järgmisena tuleb mõelda, mida me teeme selleks, et terviseriski vähendada. Esimene asi on loomulikult see, et viia töötajate kokkupuude võimalikult väikseks, ainete kasutamist piirata ja leida, ehk on võimalik kasutada ohutumaid aineid, kasutada kinnisemat tehnoloogiat, kasutada ohutumat tehnoloogiat. Möönan, see võib olla oluliselt kallim, aga jällegi me peame alati mõtlema tervisele, elukvaliteedile ja nii-öelda töötajate tervise säilimisele. Ehk siis ma arvan, et me ei saa rahas mõõta inimese tervist ja inimese elukvaliteeti. Alati tuleb, seda ettepoole tõsta ja loomulikult ka Euroopa erinevad õigusaktid on minemas seda teed, kus aina rohkem püütakse piirata kantserogeenide kasutamist töökeskkonnas ja aina rohkem püütakse nii-öelda muuta neid piirväärtusi rangemateks ja loomulikult kannab see ikka ja jälle ainult üht eesmärki, kaitsta töötajate tervist. Nii, tööhügieen. Tööhügieeni puhul siin tuleb arvestada A, et oleks pesemisvõimalus, B, et oleks tööriided ja C, mis erinevalt nii-öelda tavapäraselt õigusaktist ohtlike kemikaalide kasutamise töötervise ja tööohutuse nõuded ei ole kirja pandud, aga siia kantserogeenide määrusesse tuleb keelata töötajatel söömine ja joomine töökeskkonnas. Ehk siis mitte mingil juhul ei tohi tekkida võimalust, kus nii-öelda kätele või näole sadenenud kantserogeen nii-öelda süüakse sisse lõunavõileivaga või lõunasuupiga. Ja seda tegelikult jällegi taas, nagu ma rääkisin teile seda, freesimiskapp ja jahutusvedelik, oli jällegi hiljutine lugu, kus ma ühte, oma kolleegi pidin nii-öelda
mentorluse korras ka välja õpetama tööinspektoriks, täpsemalt läksime kontrollima ühte trükitööstust. Trükitööstus kasutati kantserogeene, mutageenseid kemikaale ja samas töökeskkonnas olid ka kohviautomaadid. Nii, ehk siis kuidas läheb see kokku selle paragrahv 7-ga keelata töökeskkonnas söömine, joomine, kui ma sellesse samasse tööruumi toon kohviautomaadi, ei tee ma seda piirangut, lähen võtan kohvi, lasen mõnusasti piimavahtu peale ja lähen oma töölõigule tagasi. Need asjad kantserogeenidega kokku puutudes omavahel kokku igal juhul ei käi. Nii, edasi töötajate väljaõppe ja siin samamoodi palun sellesse suhtuda äärmise tõsidusega. Kui meie ei saa aru, missugune on vähki tekitav aine, siis seda vähem saab aru sellest ka töötaja. Ehk siis tööandja esindaja, tehke endale selgeks ja tehke oma töötajatele selgeks, et kui te peate mingisugust meedet ülioluliseks, kas või seda, et töökeskkonnast lahkudes alati pesta käsi ja nägu, siis tuleb seda ka töötajatele senikauaks selgeks teha, kuni see käte ja näopesu jääb neile lihasmällu ja harjumuseks. Tuleb jälgida ka, et kui palju töötajaid puutub kokku nende konkreetsete kantserogeenide ja mutageenidega, ehk siis me peame arvestust, et Mari, Peeter ja Pille puutuvad kokku ohtlike kemikaalidega ja kantserogeenidega ja Tiina mitte. Ja see on iseenesest oluline jällegi taas selles retrospektiivis, et kui näiteks Tiinal kogemata juhtub mõni selline haigestumine, mis lõpeb ka vähktõvega, siis küsitakse ka samamoodi võib-olla endistelt tööandjatelt, kas Tiina oma tööalases tegevuses puutus kokku kantserogeenidega ja teie saate kenasti välja võtta arvestuse. Ei, Tiinal ei olnud selliseid tööülesandeid, Tiina oli puhtas ruumis, Tiina ei puutunud kokku kantserogeenidega ja loomulikult ka töötajate tervisekontroll, mille puhul on oluline meeles pidada seda, et kui kas või ühel töötajal tekib või diagnoositakse tervisehäire, siis olenemata sellest, milline on Mari või Peetri järgmine tervisekontrolli tähtaeg, tuleb Mari ja Peeter enne tähtaegselt saata ka tervisekontrolli. Nii, järgmine slaid, palun. Kantserogeensed ained klassifitseeritakse 2 kategooriasse, esimene ja teine ja esimene kategooria on jaotatud veel alamkategooriateks, esimene A ja esimene B, tõendatud vähki tekitav toime inimesele ja tõendatud vähki tekitav toime loomadele. Teine kategooria, võimalik vähki tekitav toime. Järgmine slaid. Märgistus GHS 08, näete, rombikujuline, punane serv ümber, must piltkiri, torso joonistatud keskele ja tunnussõnaks on ettevaatust, ohulauseks H350 võib põhjustada vähktõbe ja tuleb märkida kindlasti ka kokkupuuteviis, kui veenvalt on tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud, mis tähendab seda, et näiteks mingisugune kemikaal põhjustab ainult nahavähki ja mitte kindlasti mitte kunagi kopsuvähki, siis tuleb märkida kokkupuuteviis, et kokkupuutel nahaga. Kui aga see veenvalt ei ole tõestatud, siis piisab sellest, et võib põhjustada vähktõbe. Järgmine slaid. Ja teise kategooria kantserogeenide puhul, H350 arvatavasti võib põhjustada vähktõbe ja jällegi taas kokkupuuteviis, kui ei ole tõendatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud. Nõndaks. Ma räägin ära, et mul on mõned slaidid jäänud ja siis võtame ette selle küsimuse, mis tekkis, et märkasin, et tuli. Nii, järgmine slaid, palun.
Ennetusmeetmed ehk siis P-laused, miks P-laused inglisekeelsest sõnast precaution ehk siis ennetusabinõu. P201 enne kasutamist tutvuda erijuhistega ja B202 mitte käidelda enne ohutuseeskirjadega tutvumist ja nendest arusaamist ja B281 kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid ja kindlasti siis selle kemikaali ohutuskaardil peaks ära olema toodud, millised need vajalikud isikukaitsevahendid on, eeldatavalt ka isikukaitsevahendi tüüp. Ja kui te märkate oma ettevõttes ohutuskaardil, kus ei ole seda kemikaali tüüpi või vabandust, kinda tüüpi või maski tüüpi ära toodud, siis võite sellest teada anda meile, kas või minu enda emailil silja.soon@ti.ee ja meil on nii-öelda koostöölepe Terviseametiga, kes tegelikult nende ohutuskaartide nii-öelda kvaliteedi ja ütleme asjakohasuse üle järelevalvet teevad, et me need halvad ohutuskaardi näited edastame Terviseametile, et siis nii-öelda võetakse ühendust kemikaali valmistajaga ehk siis ohutuskaardi koostajaga või ütleme tarnijaga, ohutuskaardi koostajaga ja nii edasi. Järgmine slaid, palun. Ja mutageensetest ainetest siis kategooriad samamoodi sarnaselt kantserogeenidega, et 2 kategooriat ja esimene kategooria omakorda 8 alamkategooriaks klassifitseeritud. Järgmine slaid. Tunnussõna ettevaatus, taas täpselt samasugune pilt, ohulause on H340. Edasi. Ja teine kategooria siis tunnussõna ettevaatust, ohulause H341. Järgmine slaid. Ja mis siis on olnud enamlevinud rikkumised, näiteks siis tööandja ei ole teavitanud Tööinspektsiooni kantserogeenide kemikaalide kasutamist ja seda reguleerib selle määruse paragrahv 8 lõiked 1 ja lõike 2. Lõige 1 ütleb seda, et enne kantserogeenide kasutusele võttu tuleb sellest kantserogeenide teade saata Tööinspektsiooni ja lõige 2 ütleb, et kui riskianalüüsi läbiviimisel selgub, et ettevõte kasutab kantserogeenseid, mutageenseid kemikaale, siis tuleb saata Tööinspektsioonile teade kantserogeensete kemikaalide kasutamisest ja teates esitavate andmed on siis siin ära toodud. Teate vormi ei ole, võite järjest punktid 1, 2, 3, 4, 5, 6 kirja panna ja selle teate Tööinspektsiooni poole teele panna e-posti aadressil ti@ti.ee. Järgmine slaid, palun. Nii, enamlevinud rikkumistest veel riskianalüüs puudulik, tuleb märkida ja vaadata ka loomulikult oht töötajatele, aga ka kõrvalseisjatele, kas töökeskkonnas süüakse-juuakse, seda ikka leiab ja tööandjal puudub ülevaade töötajatest, kes puutuvad kokku kantserogeensete ainete ja tööprotsessidega. Nõndaks edasi. Ja siin ongi siis nii-öelda lisalugemist. Need õnneks kõik PDF-id on alla laetavad ja kenasti nii-öelda arvutis sirvitavad ja siis need nii-öelda viimased statistilised eeldatav vähi esinemissagedus 2020. aastaks on siis see viimane link Euroopa jaoks arvestatud või nii-öelda välja pakutud. Nii, ja nüüd siis ütleme see küsimus, Piret, kuula ka, et kui sa soovid vastata. Kui riskianalüüsi käigus on ohtliku kemikaali käitlemisel risk madal, veel on keskmine ja kõrge risk, kas on vaja saata töötajad tervisekontrollile? Kui teil ongi see nii-öelda 3-astmeline riskianalüüsi metoodika, et on madal, keskmine ja kõrge, siis ja te olete objektiivselt ja mitte riskiala hinnates nii-öelda seda kemikaali riski arvestanud, siis madala riski puhul võite võib-olla pigem konsulteerida töötervishoiuarstiga, et kas oleks mõistlik tervisekontroll korraldada või mitte
ette või siis nii-öelda arvestada mingisuguseid, ütleme, veel lisategureid, näiteks ealisi iseärasusi või siis ütleme hästi noori inimesi, et nagu on öeldud, et iga kemikaal on mürk, iga aine on mürk, kõik sõltub kogusest, aga see sõltub ka individuaalsetest nii-öelda eripäradest, individuaalsest vastuvõtlikust. Et mina ei ütle teile, et ärge saatke, pigem on nii-öelda mõistlikum karta seda kemikaali, kui olla, ütleme, sinisilmselt ja loota, et tegelikult äkitselt midagi ei juhtugi. Võimalik, et Marile ei juhtu, aga Peeter reageerib nii-öelda tervisehäirega. Ja kui me toome tagasi jällegi selle freesia näite, siis see ösöfagiit, see söögitoru põletik, mis ühel mehel tekkis, teistel ju ei tekkinud. Aga jällegi taas tervisekontroll selgitas selle välja, et ühel töötajal tekkis. Tahad sa, Piret, täiendada mind? Ma suures plaanis olen sinuga nõus nagu tavaliselt, et tööandjal on antud võimalus riskide hindamise tulemusel jätta tervisekontroll korraldamata, kui on kokkupuude ohtlike kemikaalidega, aga siin ka jälle see, et kui see on tõesti marginaalne, ehk et sekretär peseb korra päevas freeriga nõusid ja korra kuus teeb kohvimasinale puhastuse, milleks kasutatakse ka ohtlikke kemikaale, et siis ma siin nagu häda ei näe ausalt öeldes ja vahepeal desinfitseerib käsi ka veel. Jah, nõus. Aga see on hindamise küsimus ja Siire rõhutas ka seda objektiivset hindamist, et üks probleem, mis meil on lisaks sellele, et riskianalüüsid on puudu, on see, et riskid on alahinnatud. Et selle küsimuse puhul, et kui see on objektiivselt tehtud adekvaatne ja asjakohane riskianalüüs ja selgub, et tervisekahjustuse ohtu ei ole, siis jah, ma olen nõus. Nii, saime vist sellega ühele poole või? Vist. Kui keegi nüüd ei viitsi trükkida, aga tal on põletav küsimus, siis ükshaaval palun võib-olla mikrofon lahti ja hüüatada oma küsimus Zoomi. Jah, meil on 5 minutikest aega või on kõigil kõhud juba nii tühjad, et enam ei jaksa küsida. Nii, siin tuli küsimus, kuidas on paremini keemilisi ohutegureid riskianalüüsis kajastada, kirjeldada, tooge palun näiteid. Teate, mis ma arvan, et siin oleks asjakohane. Kaja, kas meil on võimalik niimoodi, et me saadaksime, Piret, me tegime, ütleme, neid riskianalüüsi näiteid päris mitu tükki läbi ka eelmisel aastal ja andsime ka oma sellise nägemuse, et kuidas meie seda üht või teist riski näeksime. Võib-olla selle, ütleme, bensiini ja ütleme selle paagipesu ja mis meil veel oli, hotellikoristajad, et meil on ju teie emailid olemas, et võib-olla koos nende materjalidega tuleb ka teile postkasti see nii-öelda võib-olla üks näide riskianalüüsist või need 2 näidet, mis ma riskianalüüsist välja tõin, et mida sa arvad, Piret? Jah, iseenesest me vist teda ei vormistanud paberile tollel hetkel analüüsina, aga ma arvan, et me saame seda teha, sest et ütleme niimoodi kirjeldada läheb vist praegu nagu keeruliseks, sest et nii nagu eelmine aasta meil oli EU-OSHA koolituse raames nii Tallinnas kui Tartus, oligi ohtlike kemikaalide infohommik, mille peamine fookus oli riskianalüüsi koostamine. Järgmine küsimus, kas REACH on vajalik? Siin ma nüüd ei saa kahjuks küsimusest aru. REACH on vajalik, kui jällegi taas ettevõttes on kasutusele ohtlikud kemikaalid, tegemist on allkasutajaga, siis REACH nõuab, et
kemikaali käitlejal on ohutuskaart, kus ta saab selle vajaliku info. Ohutuskaart peab olema riigikeelne ja ohutuskaardi andmetest on töötajad teavitatud, nii et kui ettevõttes on kasutusele ohtlikud kemikaalid, siis REACH-i artiklid 35 ja vististi 36 on asjakohased. 37, okei. Tööinspektsiooni vaates, Tööinspektsioon kontrollib REACH-i vaates ainult seda 2 osa ja kontrollib REACH-i vaates allkasutajate töötervise ja tööohutuse nõuete täitmist ja need puudutavad puhtalt ohutuskaartidega seonduvat. Nii, et siis me vaatame üle need 2 näidet, mis ma ütlesin, et bensiini kasutamine paagipesuks või ütleme toodete pesuks ja selle hotelli koristaja paneme need Kaja poole teele ja Kaja koos selle ettekandega saadab teile e-maili. Kui rohkem küsimusi ei ole, siis tõmbame otsad kokku ja ütleme aitäh kõigile osalejatele ja lektoritele ja siis varsti saate minu käest kirja koos materjalidega ja tagasiside küsimustiku lingiga ja kohtume järgmistel infohommikutel. Aitäh kuulamast! Head päeva jätku!